Tere tulemast, head podcasti vaatajad ja kuulajad. Kaarman kõnetab, alustab oma järgmist podcasti. Kalendri järgi on meil täna 5. juuli, tähendab see seda, et õues peaks olema hapukurgi hooaeg, kuid tegelikult on avalikus ruumis teemasid küll ja küll. Spordisõpradel kindlasti jalgpall, maailmameistrivõistlused on täies hoos. Eelmise nädala lõpus Eesti korvpallikoondis võitis suurelt Sloveenialt ja pahupoole pealt see, et üks meie korvpalli tulevikustaare Gerg Riisa on FBI poolt vahi alla võetud. Aga hapukurgi hooaega ei ole ka poliitikas, sest presidendivalimised on lähenemas, presidendikandidaate kerkib nagu seeni pärast vihma. Seeni on ka juba, kes ei ole veel metsas käinud, kummikud jalga, ämbrid kätte, noad tasku, minge vaadake. Aga Kaarman kõnetab täna ühte huvitavat inimest, kes tegelikult eelmisel nädalal kõnetas päris suurt osa Eesti rahvast. Ka mina sain telefonikõne ühelt pahaselt pensionärilt, kes küsis, et kes see on selline ja tere tulemast, Indrek Luuberg. No kes sa oled selline? Tere ja aitäh kutsumast. Mina olen siis parempoolsetes algusest peale toimetanud, tänaseks juhatuse liige. Valitud on mind siis Tallinna volikogusse, seal ma juhin parempoolste fraktsiooni. Nõmme linnaosakogus juhin arenguplaneerimiskomisjoni ja sellist igapäevast tööks on mul siis ühes autoettevõttes turundusjuhi amet. Nii-öelda lihtne inimene. Täiesti, tänavalt. Kuule, aga enne kui me selle kõige põletavamate teemade juurde läheme, ma tean, et sa oled ka kas nüüd kirglik, aga suur mälumängusõber. Ei, mina küll ei arva nii. Selles mõttes, et mina ennast nagu suureks mälumängusõbraks ei pea, sest et ma lihtsalt arvan, et minu mälu ei ole piisavalt hea. Selleks riimi kusjuures praegu. Aga ega jah, ma saan aru, et sinuga kohtuses ka näiteks kaupluses piimariiuli ees on vist võimatu niimoodi ära minna, et sa mõnda küsimust ei küsiks, nii et anna tulla. No on jah, et sa ju tead, ma olen sind ka Nõmme mälumängul vist korra või 2 asendanud, et seal sa ikka käid? Ei, meil tõesti oli Nõmme mälumängul oma meeskond, Liiva külaseltsi meeskond, kus olin siis mina, Siim Kiisler ja siis Tõnu Kõrvits ja see oli väga tore, aga see lõppes ära meie jaoks juba aastaid tagasi, kui me hakkasimegi parempoolsed ehitama, siis lihtsalt seda aega niimoodi sellisteks hobideks enam ei jäänud. Vot, kuule, aga iga kord, kui ma nagu stuudiosse tulen, siis ma vaatan seda külalist ja mõtlen nagu teemade peale, kus sa elad ja ma tegelikult leidsin ka nii-öelda oma mälumängu varasalvest Nõmme kohta mitmeid küsimusi. Et paljud asjad jäävad küsimata. Muide, meil on nii palju isegi võib-olla ühist, et sa oled põline Nõmme poiss või? Ma tegelikult kolisin sinna Linnukülast, mis on siis Lilleküla kõrval. Aha. Sest et minu vanaisa oli esimese või nii-öelda Eesti Vabariigi algusaastatel isegi kas Nõmmel konstaabel midagi sellist, et siis... Aga tegelikult ma küsin seda, et Nõmme oli ju kunagi linn, sina seda muidugi ise ei mäleta. Aga ma tean seda väga hästi. On. Aga siis sa vist tead hästi, et kes on seni ajani Nõmme esimene ja ainus aukodanik Nõmme linna? Ei tea, aga kui ta nüüd mingisugusest hilisemast ajast on, siis äkki... Ma tulen sul natuke vastu, et Nõmme linn oli meil ju nii-öelda eelmise sajandi sinna kuskil, et 1940, 4. juuni valiti ta aukodanikuks. Mul on kindlasti palju pakkumisi, aga ma ei oska öelda, milline see neist õige on, nii et ma jätan selle vastuse vastamata. Ütle ise. Kas, ma ei ütle, ma ikkagi küsin sind, et Nõmmel on ka tema nimeline tänav täna ja ma olen täiesti kindel, sa oled tema pilti oma taskus hoidnud. Oma taskus hoidnud tema pilti. Just vähemalt aastani 2011. Vabandust, aga mul absoluutselt ei ole ühtegi ideed praegu, mis asi kui Eesti kroon käibelt ära läks. Assoo, no see võis olla siis kas Keres, pakun. Kristjan Raud. Tema nimeline tänav on ka. Muide, kui sul mälumängus küsitakse, et Tallinnas on ka Tallinna tänav, nii et Tallinna tänavat ma tean muuseas väga hästi. Seda ma olen mitu korda otsast teiseni läbi jalutanud ja inimeste poistkastidesse voldikuid pannud. Nii et see on mul palju tuttavam teema, aga Kristjan Raud, jah, temaga seostub esimesena see, et tema õnnetu maja vajaks väga taastamist, et see on kuidagi väga nurkas seisus seal. Kuule, aga tulles tagasi nüüd poliitiku juurde, poliitika sinu jaoks täna on ta pigem nagu kutsumus või on ta veel hobi või?
Ta on ikkagi juba seal nagu vahepeal, et kuigi ma 9-6 tööl käin nagu päris tööl. Ausal tööl ka ikka? Ikkagi ausal tööl ka, siis ta ikkagi on üha rohkem muutunud ka ikkagi natukene elukutseks, sest et ikkagi volikogu liikmena sa ikkagi teed päris tööd ja sealt ei ole võimalik enam kõrvale nihverdada, öelda, et oot, ma siin olen ikka ainult hobikorras, et inimesed on mu sinna valinud ja seal ma pean need esindama ja võimalikult hästi, et jah, see on ikka pool töö juba. Mis tunne see on, ütleme, parempoolsed täna eristuvad võib-olla teistest sellepärast, et ütleme, parlamendierakondadel on väga palju nii-öelda palgalisi poliitikuid, aga meil on pigem see, et nii-öelda päeval teeme päevatööd ja siis kui kontori uks kinni pannakse, siis tormad kuskil erakonna koosolekule, et kaua sa jaksad nii? Täpselt nii see on, aga me oleme seda ju kõik koos teinud aastaid, et natukene see tõesti annab ka volikogu tööst tunda, et kui me näiteks võrdleme ennast seal opositsioonis oleme koos sotsidega näiteks, eks ju, kellest nüüd jäi ju suur hulk endisi poliitikuid jäi töötuks, eks ju, siis tõepoolest nende võimekus materjali läbi töötada on oluliselt suurem kui meil on küll seal 6-liikmeline väga tubli fraktsioon, eks ju, Lavly Perling, Siim Kiisler, Ilmar Raag, Martti Aavik ja Raul Ennus ja mina, ja me pingutame kõik nii palju, kui me jaksame, aga paratamatult meil seda võimekust natukene jääb vajaka. Kuule, aga tulemegi tagasi sinna, millest ma mõnes mõttes nagu alustasin, et veel eelmisel nädalal neljapäeval mul ei olnud selle nädala nii-öelda stuudiokülalist olemas, aga õhtul sõitsime abikaasaga metsa nii-öelda koeraga jalutama, kui sain ühe pahase telefonikõne ühelt pensionärilt, et kes küsis, et kes see Indrek Luuberg selline on ja mina ei teadnud, et sul selline arvamuslugu on tulnud, läksin täna hommikul veel korra vaatasin 510 kommentaare. Ma muidugi kommentaaridesse nagu ei laskunud, aga mis paneb poliitiku kuidagi arvamust avaldama nii, et inimesed on tagajalgadel? Tagajalgadel on need inimesed, kes lugesid seda Delfi väga mõjusat pealkirja ja sealt edasi ei lugenud, eks ju. Et tegelikult ei öelnud ma seal välja mitte midagi uut. Me oleme parempoolsetega esimesest päevast alates korrutanud seda mantrat, et selleks, et riigieelarve korda saada, tuleb kärpida, tuleb külmutada, tuleb lahti indekseerida ja tuleb koondada. Ja muidu lihtsalt me ei jõua selle tulemuseni. Nii et ka oma selles artiklis, kus oli juttu siis sellest, et me peaksime lõpetama ära kõik automaatselt kasvavad, kulude automaatse kasvu, ma ei öelnud mitte midagi uut välja seal. See on meil kärpekavas ammu kirjas, kodulehel kõigile nähtav. Me oleme seda öelnud varem ja me jääme seda kordama. Ja kui me räägime nüüd pensionide indekseerimisest, siis see lihtsalt on üks väike osa kogu sellest kärbete paketist. Põhimõte on lihtsalt selles, et kui kärpida, siis kõikjalt. Kui me hakkame nimetama siin, et oi, siit küll ei saa, eks ole, või siit ei saa, eks ole, siis me lõpuks ei jõua kuskile välja. Et midagi ei ole teha. Täna riigi rahandus on sellises kohutavas seisus, et selleks, et see tagasi ree peale saada, et sellelt nii-öelda Kreeka kursilt nagu jällegi ennast õigele rajale pöörata, siis tuleb lihtsalt igalt poolt hakata kokku hoidma. Need numbrid on selles mõttes, mis nagu vajaksid kokkuhoidu, on ju nii suured, et ütleme, lihtne inimene, ta teab täpselt, et oskab selles kategoorias mõelda, et piimapakk on 7 senti kallim või hapukoor on mingi 15 senti kallim, aga see, et me oleme täna olukorras, kus riigieelarve on sisuliselt 1 miljardi euroga aastas miinuses, et sellest nagu inimesed kas ei taha või ei suudagi aru saada? Esiteks on alati ju hea viia see riigi võrdlus pereeelarve nagu tasemele, eks ole. Et kui sa oled võtnud uue teleka ostmiseks kiirlaenu, siis jääd selle maksmisega hätta, siis võtad peale uue kiirlaenu, siis sa lõpuks oledki hädas omadega. Ja nüüd mida varem sa nüüd teed selle otsuse, et nii, nüüd aitab. Nüüd ma tõmban omal mingisugused, ma ei tea, enam jäätist ei osta, eks ole, Coca-Colat ei osta, et nüüd ma hakkan seda võlga tagasi maksma selleks, et saaks ta nagu tulevikus korda, siis seda vähem valus see on. Ja täpselt samamoodi on see riigiga. Jah, need numbrid on suurusjärkudest teised. Kui me täna, parempoolsete kodulehel on ju näha kõigile, riigi võla kasvu see, mis ta nüüd on siis, mitte kalkulaator, jah. 3250 eurot minutis kasvab sel aastal riigi võlg. Need on lihtsalt nii kosmilised numbrid, eks ole, et kui sa vaatad seda, kuidas numbrid seal vahetuvad, sul läheb silme eest kirjuks, eks.
et täna on IMF selgelt öelnud, et Eesti riigivõlg on jätkusuutmatul kursil. Mis tähendab seda, et kui me nüüd midagi ei tee, siis me varsti olemegi sealsamas, kus on Kreeka, eks ju. Ja kui me tuleme tagasi selle sama pensioni teema juurde, siis tegelikult see, mida parempoolsed ütlevad, et peatame nüüd mõneks ajaks selle automaatse tõusu. Me see ongi see, et ta tõuseb kõigil, eks ju. Me tõstame iga aasta, ma ei tea, Jüri Mõisa ja Andrus Ansipi pensionit, eks ju. Et kui me lõpetame selle üleüldise, üle põllu tõusu ära, siis me saamegi vaadata, anda võib-olla nendele juurde rohkem, kes tõesti on seal nagu väiksemate pensionitega, eks. Ta annab meile tagasi iseseisvuse ja valikuvabaduse, mis me täna oleme käest ära andnud, meil kogu aeg kulud kasvavad ja me ei jõua sellele tuludega järele. Tänane valitsus on ikkagi eelmise rahandusministri Mart Võrklaeva eestvedamisel rekordilised maksutõusud, et ma arvan, et ega enam ju maksutõusudeks väga nagu ruumi ei ole, sest et kui me tahame riigi rahandust korda saada, siis on ju põhimõtteliselt 3 võimalust. Üks on see, et me hakkame mingit kulusid kokku hoidma, teine asi on see, et me tõstame makse ja 3. võimalus ongi see, et me võtame laenu. Ja mulle tundub, et kui vaadata ka tänase valitsusliikmete sõnavõttu, nii-öelda vanade, heade, parempoolsete, liberaalsete poliitikute suust kostub üha rohkem seda, et aga Eesti riigi võlg on ju nii väike, et see võiks palju suurem olla. Ja kui me vaatame seda graafikut, 2019 oli meil 2,5 miljardit vist, täna on 10 miljardit ja aastaks 2030 on meil juba 20 miljardit. Ja ärme unusta siin juures, et sel aastal on kogu meie riigi eelarve umbes 20 miljardit, eks ju, ehk et siis 19,6, jah. Et mingite aastate pärast on meil see võlg sama suur kui meie kogu täna eelarve. Ja siin on nagu eriti hämmastav oli nüüd siis peaministri eelmise nädala sõnavõtt. Mul tekkis küsimus, kas teil on mingi isiksuse kahestumine või? Et inimene, kes on nagu viinud riigieelarve nagu totaalsesse miinusesse, laenu mahu tõstnud nagu tõesti enneolematutesse kõrgustesse, tuleb välja lausega, et kärbime edasi. Kas see on mingi teine Michal või? Ma ei tea, hasartmängumaksu nad veidi kärpisid. Jaa, ei, tegelikult tuleb selles mõttes ka tunnustada, et mingisugused ametid ja mingid asjad tõmbasid ka seal 10% oma kulusid maha, eks ole. Aga lihtsalt, kui sul nagu lõpptulemusena kulud kasvavad, siis peaminister ei saa öelda, et ta kärpis, eks ole. Et kärpimise tulemus saab olla see, et kulud vähenevad, eks ole. Ja tulud on sellest suuremad. Et kui seda ei saavutata, siis see kärpimine on niisugune kosmeetiline, et see on lihtsalt kui sa võtad nüüd, mul tegelikult isegi kahju nendest, ütleme, kui me võtame need ametnikud, kelle nüüd seal 10% palka vähendati, nemad andsid oma panuse. Nad tegid mingi ohverduse, eks ole. Ja kui see raha lüüakse nüüd lihtsalt tuimalt laiaks mingi täiesti ebavajaliku asja peale, lihtsalt ilusateks asjadeks, eks ju, siis mul on tegelikult isegi natuke kahju nendest inimestest, kes pingutasid. Kellel vähendati palka? Peast niimoodi ei ütle, aga koondati inimesi. Võt see on teine asi. Näiteks töötukassa minu arust 20% inimestest tõmmati nagu kokku. Alguses käis selline veidi väike selline sumin läbi, minu arust Viimsi vallavolikogu esimees Taavi Kotka ja ütles ka kuidagi, et riigi aadlik teeb mingit lärmi on ja täiesti vaikus, mitte midagi ei ole nagu seisma jäänud. Ma olen minu arust täiesti veendunud, et igast ministeeriumist on võimalik selline 10, 15, 20% kokku tõmmata ja me ei saaks aru ka sellest midagi väga. Absoluutselt nõus. Me nägime seda tegelikult ju COVID ajal. Ettevõtted tõmbasid ju ka oma kulud kõik koomale. Ja ma arvan, et igas ettevõttes, kui on nagu tekib käibelangus või mingid muud probleemid, kui on vaja kulusid kärpida, siis see 10% või 15% suudab iga ettevõtte kokku tõmmata. Miks riik ei peaks suutma siis? Nii ta on, et mulle tundub ikkagi, ütleme, et seda ametkonda on meil ikkagi päris palju, et enne kui ma hakkasin täna siia saatesse sõitma, ma lõin ka korraks nagu Delfi lahti, kuigi ma puhkuse ajal ei vaata seda. Järgmine asi, et siin mõned nädalad tagasi Kliimaministeerium teatas, et me keelame ühisveevärgita selle majade müügi. Täna on see nii-öelda pandipakendite teema või nende panditopside, mis nendel ühisüritustel müüakse, et seal vist on see tagastamise, käitlemise tasu, et keelame selle võtmise ka jälle ära. Ma ei kasuta seda väljendit, aga mõnes mõttes nagu mis nagu toimub, on ju. Meil toimub selline totaalne, mõnes mõttes selline nagu rohepesu ja siis me ei tohi näidata
palju see nagu maksab. Minu arust peaks vastupidi ütlema, et see ongi see pandi töötlemine on 1 euro, tood kohale, kasutad ära, viid tagasi, pesed puhtaks, inimesed peaks teadma ju, kuhu raha kulub. Jah, kahjuks neid näiteid sellest ametnike üliagarusest on nagu väga palju, et me ju parempoolsetega just alustasime oma reklaamikampaaniat. Panime välireklaami üles Pirita teele ja üllatus. Nii nagu me oma eelmise kampaaniaga selle kummuli keeratud kaubikuga tegime ajalugu, et võitsime auhinna Kuldmuna galal, eks ole, siis nüüd me oleme Euroopa esimene siis poliitkampaania, millele rakendatakse välireklaamis ka siis neid uusi poliitkampaania nõudmisi, et me peame siin nüüd alla kirjutama, et kes maksis ja palju maksis ja kellele maksis ja kõik nii edasi, et üsna jabur. Ja see kõik siis tuligi sellest, et lihtsalt Eestis leidus mingisugune ametnik, et mujal Euroopas on nüüd täna ju kampaaniad olnud maailm, eks ole, kus on valimised olnud, eks ju. Aga meie oleme siin jälle esirinnas, et tundub, et inimestel on vähe tegevust. Kuule, aga selle raha ja selle pensionäride asja seoks kuidagi kokku, et parempoolsed kuidagi, ma ei ütleks, et me oleme, aga ütleme ka teiste erakondade kaasabil, et nagu me natukene kirjutame midagi või kuskil räägime, et äkki peaks neid riigi kulusid veidi kokku tõmbama, mõistlikumalt majandada, siis ilmub kohe, ma ei tea, Õnne Pillak, Yana Toom, Mart Võrklaev, seda nimekirja võibki jätkata, et kuidas ühte või teist asja nagu teha ei saa, et Riigikogu valimised lähenevad, ma saan aru, et parempoolsetel on ka sotsiaalprogramm nii-öelda koostamisel või kokkukirjutamisel, et me ei ole ju nii halvad või oleme me? Ei, me ei ole üldse halvad. Me oleme pigem oma vaatest ikkagi pigem head. Et ega Yana Toom ajab Yana Toom juttu, eks ole, seda, mida Keskerakond on kogu aeg rääkinud, et nemad tahavad kehtestada aastamise tulumaksu ja nemad tahavad makse tõsta, eks. Ja meie räägime vastupidi seda juttu, et me tahame makse langetada, sellepärast, et selleks, et saada majandus käima ja jätta inimestele rohkem raha kätte, tulebki meie vaatest käibemaksu tulumaksu langetada, eks. Et käibemaks 20% peale, üksikisiku tulumaks 18% peale, ja mitte siin mõelda mingisuguseid, toiduainete erandeid ja nii edasi, eks ole, mis tegelikult ei too seda efekti. Et need on põhimõtteliselt maailmavaatelised erinevused, et selle põhjalt saabki valija täpselt otsustada, et kumb lahendus talle siis nagu südamelähedasem on. Aga fakt on see, et me peame midagi ette võtma, et esiteks meil elanikkond vananeb, et kui meil täna on, ütleme 2,1 töötavat inimest ühe pensionäri kohta, 10 aasta pärast on 1,8, 20 aasta pärast on 1,5, 1,6, et meil ei ole jätkusuutlik kogu see pensionisüsteem. Absoluutselt mitte, ja ma tuletaks inimestele meelde ka meie naaberriigi näiteid, eks ju, et Läti, kui ta läks oma võlakoormusega üle võimet, eks ju, siis ta pidi ka minema IMF-ilt abi paluma, laenu võtma ja nende laenu tingimused olid väga lihtsad, et 10% pensionite kärbe, 20% võeti vist õpetajate palka maha, kolmandik isegi. Või kolmandik, ja nii on, et minu meelest see, mida parempoolsed täna välja pakuvad, et lõpetame automaatselt tõusu ära. Me ei räägi kärpimisest, eks. See on ju suhteliselt morsipidu ikkagi. Aga see oli nagu, me nägime ju ka enne eelmisi Riigikogu valimisi, kus lubati põhimõtteliselt maad ja ilmad kokku ja mida meil erakonna esimees Lavly Perling on ju suurepäraselt öelnud, et oodata nii-öelda petukõnede laineti ja ma arvan, et neid hakkab siin enne valimisi tulema küll ja küll, et see ilustamine käib juba täna. Et see sama asi, mida Reformierakond tegi ju eelmiste valimiste eel, et nad lihtsalt vaikisid maha selle tegeliku, kui hull see olukord tegelikult on, läksid valimistele vastu suurte lubadustega ja siis ütlesid, et oi, aga nüüd peab küll makse tõstma, et nüüd enam muud moodi ei saa, eks ju. Et ega täna täpselt need samad kõik erakonnad, kes lubavad valimistel siin mingisuguseid toetuste suurenemisi, pensionitõuse, mida kõike ilusat, see ei tule mitte kuskilt mujalt, seal kas laenu arvelt või siis maksude tõus. Sellega peab arvestama lihtsalt. Nojah, jätkuks meil seda nii-öelda meelekindlust, et hoida nii-öelda jalad maas ja rääkida sama juttu, mida me oleme 4 aastat rääkinud. Õnneks me oleme seda 4 aastat harjutanud ja tegelikult juba enne seda kogu elu, nii et ma usun, et meil jätkub seda. Kuule, aga mida sa nii palju harjutada pole veel tegelikult saanud, et tuleks sealt nii-öelda Toompealt, Stenbockist, tuleks alla nii-öelda alllinna, et nii-öelda esimene hooaeg või esimene klass Tallinna linnavolikogus on nagu läbi saanud, et mis hinde paneksid?
meie oma tööle, kusjuures oleme saanud sealt just nagu nende linnaametnike poolt väga head tagasisidet. Et nad on öelnud niimoodi kõrvaltvaataja pilguna, olles näinud seal mitmeid koosseise, et me oleme väga tublid. Noh, jällegi, nagu me enne rääksime, eks ole, meie võimekusel on piirid, kuna me teeme seda kõike oma põhitöö kõrvalt, aga me oleme suutnud ikkagi seal väga olulisi asju tõstatada ja noh, isegi linnapea umbusaldamise tegime ära, eks ole, et noh, läbi see loomulikult ei läinud, aga noh, ega seda keegi ei oodanudki, eks. Aga kuidas sulle nagu väljapoolt tundub, ütleme nii, et sa olid ju ka pikalt Isamaa erakonna liige, noh, sel ajal oli Keskerakond põhimõtteliselt Tallinnas nagu ainuvõimul, noh, väga palju ka kritiseerisime, oli see siis tasuta ühistransport, igasugune poliitiline raha jagamine ja kõik muud asjad. Noh, täna on see, et Isamaa ja Keskerakond on moodustanud koalitsiooni ja on võimul ja noh, mina nüüd kõrvaltvaatajana vaatan, et kõik see jutt, mis on aastaid olnud, mida kõik linnas muutma peaks, noh, sisuliselt ei ole mitte midagi muutnud, vastupidi, on hakatud õigustama seda vana head Savisaare poliitikat. See on huvitav jah, et tegelikult ei ole mingit vahet sellel, kas ennem oli Keskerakond üksi võimul või on nad täna koos Isamaaga võimul. Et see käekiri ja kõik need teod ja kõik see, täpselt nii võiks olla seal Keskerakond üksi ka. Ei ole kordagi kuulnud, et oleks Isamaa kusagil kritiseerinud mingit algatust või mingit asja, et kulge, noh, tulla tagasi selle vana Isamaa seisukohtade juurde. Ei. Populism vohab, raha loobitakse laiali, investeeringuid tõmmatakse maha, mingi 20% oli investeeringute mahu vähendamine nüüd ja pannakse juurde siis kõikvõimalikeks meelelahutuskuludeks. Noh, valimised on 8 kuu pärast tulemas. Ma arvan, et inimesed ei jõua käia nii paljudel kontsertitel, kui need seal on, eks ole, et noh, hea näide oli siin näiteks ju volikogu esimees Kõlvart siis Tallinna päeval kutsus omale külla siis Nublu, eks ole, ja siis nad lõid seal uhke ikkagi, eks ole, saad särada seal, on ju. Ja siis lõid seal jalaga üksteisel mingisuguseid liimpuid plaate puruks, eks ju, ja noh, ilge kihvt pidu oli. Et noh, sellised asjad ja noh, ma ei tea, Mustamäel mingisugused Koit Toomed ja noh, need on, ma arvan, just iga nädal seal mingi kontsert käib, eks ju. Et ja lisaks siis noh, kõik toitlustus ja värgid, et no ühesõnaga see raha, mis läheb lihtsalt linna siis poliitikute enesereklaamiks ja sellisteks tegevusteks, noh see on piinlik. Me tegime ettepaneku parempoolste poolt, et tõmbaks 400 000 maha sealt ja paneks selle hoopis linna siis nagu kriisivalmiduse tõstmisse. Nii. Aga noh, see ei tulnud arutelu, et see hääletati lihtsalt maha ja seda pole meil vaja. Ja noh, kui räägiti investeeringutest veel, eks ole, siis no näiteks võeti maha ka teede ehituse ja remondiraha, eks ju. Et noh, enne valimisi, noh, ehk ei tule nii ruttu need augud, et siis võib-olla kannatab ära ja pärast valimisi selle vaatab, et praegu on vaja seda siis kuskile mujale panna. Ja ma mõtlen ka seda, et noh, ka Isamaa on ju aastaid olnud eestkõneleja, et see tasuta ühistransport ja igasugune linnameedia propaganda nagu lõpetada. Noh, ega siis, kui noh, alguses pärast valimisi tehti natuke tsirkust, kohtuti kõikide nii-öelda erakondadega, ka meie erakonnaga. No ja siis, kui olid esimesed läbirääkimised, noh, siis ajakirjanikud ju küsisid kohe, et kuule, mis te tasuta ühistranspordiga teete. No ja siis tulevane abilinnapea ütles, et see ju rahvale meeldib ja on vajalik, et meie küll seda nagu selle kallal ei lähe. See on jah kehv asi kõikide nende tasuta asjadega, et kui sa korra selle oled nagu teinud, siis sellest loobumiseks on vaja ikkagi väga tugevat iseloomu. Et noh, parempoolsetel on see olemas, eks ole, ja teistel tundub, et ei ole. Sotsid siin just tegid üsna mõistliku ettepaneku kaotada ära see valideerimiskohustus ühistranspordis. Nii. Nendele, kellel on tasuta sõiduõigus. Sest selgus, et need andmed, mida linn kogub, nendega ei tehta mitte midagi. See on täiesti mõttetu piiksutamine seal. Ja jällegi ei leidnud toetust see mõte. Et kas see oli 1400 € maksis see üks validaator, bussi peale läheb neid see mingi 4-5 tükki, eks ole, pluss kõik need infosüsteemid ja asjad. Et noh, see on ka kulu, et jätaks ära, milleks. Noh, mis me piiname neid inimesi, miks nad peavad seal piiksutama, kui me need andmetega midagi peale ei hakka, eks?
No aga tundub selles mõttes, et linnal ikkagi nagu raha on, et noh, mis mul endale südamelähedane on see haridusteema, et noh, ütleme sellist tasuta lasteaeda, nagu nüüd Tallinn kehtestas, et kõikidele on tasuta, vist on ka toit tasuta umbes. Ma ei tea, Euroopas vist äkki Bulgaarias, et isegi sellised noh, nii-öelda vasakpoolsed riigid nagu Rootsid, Soomed, noh, kõik ikkagi maksavad. Et noh, lihtsalt et me räägime ikkagi sellises suurusjärgus, ma ei tea, 7, 8, 9 miljonit eurot nagu aastas ja samal ajal kurdame, et meil ei jätku raha õpetajate palgatõusuks, meil ei ole tugispetsialiste, eestikeelsele õppele üleminek on raskendatud, pole metoodikaid, materjale, inimesed, noh, kas isegi ei saa aru, et mis probleemi selle lasteaia kohatasuga nüüd siis lahendama mindi, et kas keegi palus, et noh, kas lapsevanemad kurtsid, et ei jõua last lasteaeda panna, et noh, pigem ma kuulsin nagu vastupidiseid signaale, et noh, mina mäletan küll oma lasteajast seda aega, kui pidid lapsevanemad kooli vetsupaberit viima ja käima seal mingeid mängumaju värvimas, sellepärast et lihtsalt polnud raha, eks ju. Tuleb tagasi see aeg või? No ma ei tea, kui heaks see elu nüüd on järsku läinud, siis et võib nagu niimoodi öelda, et nüüd kirssidega kõigile, eks ju. Et noh, ilmselgelt see ei ole jätkusuutlik mõtlemine, et see lihtsalt on mõeldi välja, ma kujutan ette, kuidas need erakonnad seal siis said kokku, mõtlesid, et noh, midagi peaks toredat tegema, noh, kaotame selle ära, eks ole, et noh, milleks, noh. Aga see ei ole ju mingi nii-öelda universaalne selline heureka idee ju. Reformierakond ju sellega kõrbeski tuli pakkuma ja kui ma õigesti mäletan, kas 2017 kohalikel valimistel, kui Kristen Michal oli Tallinna linnapea kandidaat, siis see oli tal üks põhilubadusi, tasuta lasteaed. Võt mina need Michali valimislubaduse mulle vähepeal õppinud, seetõttu ma ei oska kommenteerida, aga jah, et see, noh, ja see ei ole ainuke asi, mida Tallinn nüüd ju siin külvab, et ranitsa toetus, eks ju, kõigile, jällegi noh, 1. septembril lihtsalt tore kingitus, siis ja see vist iga aasta saad 100 eurot, käid 11 aastat koolis, siis ja. Esimene aasta saab vist rohkem isegi. Esimene aasta saab rohkem, jah. Ja siis on see, et mitte ainult see tasuta lasteaia koht, vaid ka siis see, et kui sa nüüd oma lapse jätad koju, et siis nad sulle ka kompenseerivad selle, eks ole. Et noh, miks peab linn pakkuma nagu tasuta valikuid erinevaid, et kui sa tahad oma lapse koju jätta, sa ei taha sa tasuta lasteaeda panna teda, no jumal, maksa ise selle eest, et mis probleeme veel lahendame, eks ju. Et lihtsalt topitakse valijatele seda raha kurku lootuses, et noh, ehk neil jääb meelde siis, kui head onud me olime ja pärast hääletavad meie poolt, eks. Noh, valija jaoks selles mõttes parem midagigi, on ju. No ma ei tea, noh, selles mõttes, et üle pooltel valijatel pole seda kindlasti vaja, eks. Et noh, võiks ju suunata ikkagi seda toetuse neile, kes seda päriselt vajavad. Mitte külvata kõigile üle linna, eks. Ma olen selles mõttes täitsa nõus, et kui kõik lapsed põhimõtteliselt saavad seda koolialguse toetust ja kõik lapsed on vabastatud lasteaia kohatasust, on ju, see ju objektiivselt võtab ära võimaluse aidata neid, kes päriselt on abivajajad. Ma olen ise ka paar korda nagu kirjutanud, et noh, et kas Kristen Michali, ma ei tea, elu muutub paremaks, kui ta saab iga aasta saab seda 100 eurost koolimineku toetust või Jüri Ratase laps on vabastatud lasteaiatasust. Miks me ei võiks võtta, ma ei tea, 20% puudust kannatavad pered ja toetada neid, noh? Tõesti nõus. Ja noh, teine näide selle juures on see, eks ole, kui nad jagavad mingeid asju, eks ole, et see Tallinna beebipakk, eks ju. Et noh, pärast seda on enamus neid kaltsukaid on siis täis neid ühesugused kombekaid, mida see Tallinna linn kõigile kingib, eks ole, et noh, valdav enamus, eks ole, vaatavad, et seal ei ole mingisugust Gucci märki peal, et noh, minu laps seda küll ei kanna, eks ole. Et no ühesõnaga, ei ole see asi nagu kuidagi eesmärgipõhine ja tõhus ja mõistlik, et tegeletakse niisuguste kingituste tegemisega, et olla tore, aga kahjuks on see kõik nagu ebapraktiline. Ma arvan, mõnes mõttes, et eks ta on natuke nagu riigis, et kui tuleb nii-öelda maksuraha peale, tuleb muud raha peale, vaata siis hakataksegi nagu, kui raha on mõnes mõttes nagu piiramatult, siis hakataksegi nagu rumalusi tegema. Et ma olen nagu ise ka öelnud, et bürokraatia ei hakka selles mõttes enne vähenema, kui me võtame nii-öelda, keerame õhukraanid veidi kinni, et ei hakata seda nagu tootma. No. Ja Tallinn ikkagi nii-öelda Eesti majanduse nii-öelda mootorina, noh, mitte ainult Tallinn ise, vaid tegelikult ta tõmbab ka ju mujalt oma tasuta ühistranspordiga maksuraha sisse. Ja, noh, näha on, et see, kuidas see mõttemaailm on ja noh, võtame kas või need 21 mingit poliitilist ametikohta, mis näiteks sulle linna juurde loodi. Lihtsalt selleks, et oma erakonna inimesed pannes kusagile istuma
üks isegi osteti Reformierakonnast üle selle ametikohaga, eks ju, ja lisaks siis, mis ka näitab jällegi seda, kui nagu vigane see kogu asi on siis need linnaettevõtete nõukogu liikmed, eks ole. Et kui meil tuuakse, eks ole, Tallinna ettevõtlus seda inkubaatorit nüüd juhtima, siis Ester Tuiksoo, eks ole, või siis Tallinna Haigla nõukogusse määrati nüüd siis Tarmo Kruusimäe. Tarmo Kruusimäe, mis esimesena temaga meenub, on, eks ole, see, et tema promos neid e-sigarette kõvasti, eks ole, ja teine asi muidugi jalgpallihaigla, et ma saan aru, et see sõna lõpp on sama, aga need on siiski kaks eri asja, eks ju. Et sellised asjad seal toimuvad ja kõik see, see Savisaare vaim on seal Tallinnas nüüd, ta on niimoodi tagasi, et nagu ta pole ikka tükk aega olnud, et kõik see raha omadele kantimine ja kõik sellised populism ja täitsa kurb on seda kõrvalt vaadata. Mulle tundub, et ütleme, ega ma maailmavaateliselt sellist vasakpoolset poliitikat või nii-öelda sotsiaaldemokraate kuidagi nagu toetada ei saa, aga selle ajal, kui sotsid olid nii-öelda linnavõimu juures, siis seal nagu tundus vähemalt, et midagi nagu vähemalt liigub või päris kõike nagu teha ei saa või? Ma ütleks, et sotsidel oli nagu ikkagi mingisugune nägemus sellest, kuhu nad tahavad ja see linn areneb. Aga praegune võim ikkagi tegeleb pigem sellega, kuidas ennast nagu endale paremaid soodustusi, endale paremat elu seal tekitada. Et see, kas nüüd, ma ei tea, et kuhu areneb ühistransport või ma mõtlen see ühistranspordi teema, me oleme tegelikult täpselt samas seisus, kus me olime nõukaajal. Et Tallinna bussiliinid on nagu päike, eks ole, kesklinnast kiired välja, aga kui sa tahad saada, ma ei tea, Järve keskusest Loomaaeda, siis sõida läbi Vabaduse väljaku, eks ju, ja istu seal mingi 3 tundi bussis. Et seda, ja see ongi, tegelikult on see tasuta ühistranspordi ju tulem, et kuna raha ei ole liinivõrgu arenduseks ja lisabusside panemiseks, eks ole, siis ongi, lihtsalt tiksutatakse seda nii, nagu ta on ja saage hakkama, eks ju. Aga ärme imesta, et inimesed seda vähe kasutavad. Kuule, üks teema veel Tallinnaga seoses, mis ma tahtsin küsida, on nii-öelda need linnaosalehed, et nii-öelda aastaid ja aastakümneid on ju ka tulnud kriitikat, et kuidas seda avalikku võimu kasutatakse ära oma nii-öelda partei propagandaks nii ja naa. Ja parempoolsed on minu arust ka korduvalt tähelepanu juhtinud küll erinevatele artiklitele, nii-öelda enesepromodele, vist isegi lugenud kokku linnaosa vanema pilte kuskil konkreetses lehes, et on ta nüüd natuke paremaks läinud? Ta on nüüd natukene paremaks läinud pärast seda, kui me taaskord sellest avalikult kirjutasime, sest kui see uus koalitsioon nüüd võimule tuli, siis neid, et uus linnaosa vanem on nüüd selline mees ja tal on niisugune koer ja selline kena naine, et siis neid lugusid oli seal ikkagi lehekülgede kaupa. Aga jah, pärast seda, kui me nüüd natukene selle peale kisa tõstsime, siis on natuke tagasi tõmmatud, aga valimised on tulemas, et ega siin ei maksa nüüd väga suuri lootusi panna sellele. Ja üks südamelähedane teema, mis sul on ka, on ütleme eesti keel avalikus ruumis, et me näeme nii-öelda kurja vaeva, et vene lapsed hakkaksid eesti keeles õppima ja siis meil on linnaosa lehed, ka samad Isamaa poliitikud avaldavad nii-öelda venekeelseid tervitusi, et Ja see oli tõesti nagu isegi mulle nagu selline natukene ootamatu pauk, et Kristiine linnaosa vanem siis tuli sellisele huvitavale mõttele, et muuta linnaosa suvesündmuste kava taas kakskeelseks. Et need on nüüd samad sündmused, millest me enne rääkisime, eks ole, et kui seal on mingisugune Uku Suviste kontsert, eks ole, siis see linnapea ju käib ja peab seal pidulikult kõnet, ütleb, et nii tore, et näete, see on minu tehtud pidu siin, on ju. Ja mõtle, kui siis mõni inimene, kes eesti keelt väga hästi ei valda, jätab sinna tulemata ja kuulegi seda kõnet, eks ju. Ja täiesti praktilistel kaalustustel siis linnaosa vanem arvas, et peaks ikka tegema Eestis kakskeelset voldikud, et saaks ikka võimalikult palju rahvast sinna peole tulla. Kui sa nii kalli ürituse teed, siis peaks ikkagi rahvas ka kohale tulema. Ja... Nõus. Aga ühesõnaga me üritame siiski teha siin eestikeelset Tallinnat ja õnneks oli ka linnapea reaktsioon sellele ikkagi suhteliselt konkreetne, et sellist asja rohkem ei toimu ja see oli viimane kord. Aga see näitab lihtsalt seda, ütleme mõne Isamaa poliitiku puhul ikkagi seda, kus see väärtuste mingisugune skaala on, et see on ikka väga madalal.
No jaa, aga samal ajal me üritame Pirita tee äärde panna mingit nii-öelda Kalevipoja suurust lipumasti, 40 meetrit sinimust-valge lipp, et kas see ei ole isamaaline tegu? See on kindlasti väga isamaaline tegu ja seda võib kindlasti ka teha siis, kui meil on linna eelarve nii kõvas plussis, et me ei oska selle rahaga midagi peale hakata. Aga antud kontekstis, kus me oleme siis sellises seisus, et Kohtla-Järve suutis minna eestikeelsele õppele üle ennaktempos. Ehk et see hakkas niimoodi peale, eks ole, et esimene 4. klass, teine 5., 3., 6. ja nüüd on siis 7, 8, 9 klass on siis need, kes on seal küsimärgi all, eks ju, et otseselt seadus veel ei nõua, et nad peaksid eestikeelsel õppel olema, aga et ühesõnaga nad saavad nagu taotleda seda pikendust, et õpime veel vene keeles edasi. Ja Tallinnas siis see nii ongi läinud, et venitatakse seda kummi ja ei tehta seda asja nagu kiiremini ära. Mis tähendab siis seda, et meil tegelikult tekivad need vaesed 79 kuni 9. klassi õpilased, nendest tekib siis järjekordselt nagu paar aastakäiku niisuguseid lapsi või noori, kellel on need võimalused tulevikuks nagu kehvemad, et nende eesti keele oskus ei ole nii hea ja nad ei saa võib-olla nii heasse kooli sisse, nad võib-olla ei saa nii head tööd, et lastest on kahju. Sest praegu on ju päris kõva konkurents, ütleme, kutsekoolidesse, gümnaasiumitesse, ülikoolidesse, et nad lihtsalt jäävad maha mõnes mõttes ju. Või kui sinna saavadki, siis on suhteliselt keeruline seda eks nad saavad omandada. Jah, materjalist nagu kehvemini aru ja ei saa nii kiiresti asjadele pihta, et eks ta on keeruline kindlasti. Ma ju ei kujuta ette, milline see eesti keele oskuse tase nendel konkreetsel noortel on, eks ole, võib-olla nad on kõrvalt keelekursustel õppinud ja võib-olla nad saavad kenasti hakkama, eks ju, aga lihtsalt see, et linn ise ei linn võiks täna öelda nendele koolidele, kus see asi pole veel eestikeelsel õppel üle läinud, et ärge järgmine sügis enam tulge oma avaldustega siia, eks ole. Et me tahaks jätkata vene keeles. Et annaks siis selge signaali neile, et nüüd hakkake pingutama. Aga seda ei ole. Seda ei paista kuskilt. Ja siis ongi see, et sealt kõrval näide siis seesama linnaosa suvesündmuste kava, eks ole, mis on kakskeelne, ja siis tullakse nüüd välja ilgelt eestimeelse teoga, et paneb lipu püsti kuskile. Mis see nüüd siis nagu kuidagi aitab või? Et see on lihtsalt ju mingisugune siuke ma neid põhjendusin ka lugesin, need on ilus jutt seal mõnes mõttes on ju, aga kui me vaatame ka nagu maailmas ringi, siis sellised, ma ei tea, 100-meetrised lipud ja suured asjad, need on ikkagi sellistes, mõnes mõttes sellistes autoritaarsetes ühiskondades, ma ei tea, Põhja-Korea ja Kõrgõzstan ja Kasahstan, et sellised riigid. Ja kui me vaatame kuskile põhja poole, ütleme Norra, Rootsi, Soome, võib-olla siis seal on see kuidagi, ütleme, see kogu see sümboolika, lipud, muud asjad, see on nagu igapäevane elu osa, päiksed laualipud, kodus on muud asjad, on ju, et Eks ta võib-olla taandub mingisugusele kultuurilisele eripärale, et võib-olla me võime sellest siis järeldada, et see oli pigem nagu Keskerakonna ettepanek see võimalikult suur lipp teha, eks. Aga mis see näitab? Et seda peate nende käest küsima. Et ei ole volikogus küsinud või? Ei, seda küsimust jah, et mida te sellega saavutada tahate, seda me nüüd ei ole küsinud. Me arutasime seal seda, et võib-olla oleks mõistlik teha, kui üldse mingi lipp kuskile panna, et võib-olla oleks mõistlik ta panna sinna Maarjamäele koos sinna teiste nende juurde ja võtta sealt maha see paekivist rakett on ja panna võib-olla sinna asemele see, et siis ta võib-olla paistaks ka kuskile, et kui sa panete nagu kahe auto sõiduraja vahele, et siis seal ei saa isegi nagu jala ei saa sinna kohale, eks ole, et seal mingit tseremooniat teha või midagi, et see tundub nagu nii ajuvaba mõte, et on lihtsalt kaugelt vaatamiseks, et mere pealt hea näha, et suur lipp on. Kuule, aga ma Tallinna teemadel rohkem ei kiusa. Üks küsimus tegelikult on, volikogu aseesimehe olete ära valinud või? Ei ole ja mul tunne, et me seda niipea ei vali. No see on pikem jutt, selles mõttes, et see on tõesti, ja see ei ole väga huvitav jutt, et see on nagu, see kuidagi läheb sinna teoorias ikkagi sinna kanti, et Reformierakonna käitumine juba opositsiooni nagu alguspäevadest peale, et ma kardan, et ta sinna kuskile lõpuks suundub. Aga miks Reformierakond, Keskerakond, Isamaa siis kokku ei lepi, et koht kuulub opositsioonile ja me ei ütleme, kelle koht see on? No vaata, seda nad ei saa endale ka päris lubada, sellepärast, et tegelikult on sotsid, parempoolsed ja Reformierakond kunagi juba kokku leppinud, et see koht kuulub sotsidele. Ja kui nad nüüd selle endale tahavad haarata, eks ole, siis nad saavad veel kord üsna selgelt omale sellise reeturi märgi otsa ette, et ju nad üritavad seda vältida, aga samas kuidagi nagu sotsi ka tahaks lasta sinna.
nii on. Kuule, aga üks huvitav algatus, see vist oli 2024, et selline kodanikualgatus, mille eestvedaja, võib-olla idee autor ka olid Keelemalev. Kuidas sellel läheb? See nii tormiliselt hetkel ei toimeta kui alguspäevadel, aga ta on ka juba päris palju saavutanud ja seal tegelikult ikkagi selline igapäevane tegevus toimub. Alustasime siis selle... Kes ei tea, äkki sa kolme lausega ütled, et mis see Keelemalev on? Või no? Ta ongi jah, selles mõttes kodanikualgatus, et tegin sellise Facebooki grupi, mis on avalik grupp, kus siis inimesed, kes muretsevad eesti keele nagu staatuse pärast Eestis, saavad siis vahetada kogemusi, juhtida tähelepanu seal mingisugustele muredele ja tegutseda siis selles vallas, et me alustasime näiteks sellest, et kaubanduskeskustes ei peaks kõlama, eks ole, kõlaritest venekeelset reklaamid Eestis. Või siis, et näiteks need reklaamvihikud, mis sulle postkastid tuuakse, et seal ei pea olema nagu, et ananassi pilt, eks ole, see on eesti keeles ananass, see on vene keeles ananass, et tegelikult see on ju ka ikkagi väikest viisi siuke keeleõppe võimalus, eks ole, et kui see inimene, kes nüüd eesti keelt ei valda, vaatabki selle eesti keeles, ananass on niimoodi, näed, et võib-olla õpib ära, eks ju. Et hakkas nagu sellistest asjadest peale ja sinna on lisandunud nüüd mitmeid teemasid, näiteks see, et kui sa helistad nüüd mingisuguse asutusse, eks ju, siis seal telefonis öeldakse, et eestikeelseks teeninduseks valige 1 ja venekeelseks valige 2, eks ju. Et sellist asja tegelikult ei peaks ka üldse olema, kui seal nüüd võtab inimene vastu, ütleb tere, et ma ei tea, Omniva kuuleb, eks ole, et siis eesti keelt võib-olla mitte nii hästi valdav inimene proovibki eesti keeles rääkida, eks ole, mitte ei vajuta 2 ja ei räägi automaatselt vene keeles. Et sellised lihtsad asjad natuke nügida inimeste nagu teadlikkust ja aru saama sellest, et Eestis on täitsa normaalne tegelikult ikkagi hakkama saada eesti keeles, eks. Ja neid edulugusid on päris palju, et valdav osa Eesti kaubanduskette täna ikkagi enam neid kakskeelseid materjali kellelegi postkasti ei saada. Ma nüüd natukene intrigeerin, et tuleb 80-aastane vanamemm Ida-Tallinna Keskhaiglasse ja peale vene keele mitte midagi ei räägi. Aga inimeste vahelist suhtlust ei ole, sellest pole meie sõnagi rääkinud. See, kuidas sina oma sõbrannaga või kui see arst seal oskab vene keelt, kui te omavahel seal vene keeles rääkige minu arust hiina keeles, et see ei puutu absoluutselt kellegisse, eks ole. Sa võid ju oma, ma ei tea, e-maile saata vene keeles või mida iganes, et see küsimus on avalikus ruumis, küsimus on selles, mis meil silt on kuskil seina peal või muud seesugust, et ka näiteks mitmed ministeeriumid ja ka näiteks Vabariigi President kaotasid oma veebilehelt ära vene keele, eks ju. Et sellised arengud, eks ju. No aga see on ju mõnes mõttes positiivne. Mul on eriti positiivne see, et see päriselt on nagu tööle hakanud, et inimesed nagu mõtlevadki selle peale ja teevadki, et see ei ole lihtsalt nii, et keegi arvas, et võiks, vaid täitsa liigubki sinna poole. Jälle käid, vaatad kuskil, jälle näed midagi tehtud. Aga ütleme, kui sa tõidki näiteks siin presidendi ja võib-olla Vabariigi Valitsuse muud lehed, inglisekeelne peaks olema? No see sõltub konkreetselt, selles mõttes Välisministeeriumil kindlasti peaks olema, et eks see sõltub natukene sellest suunitlusest. Jaa, selles mõttes, et inglisekeelne teatud kohtades on kindlasti olulisem, jah. Sest ütleme, me oleme ikkagi nii väike riik ja külalised kindlasti ei õpi seda eesti keelt. Samamoodi, ma ei tea, restoranis menüüd. Kui meil on seal restoranis, ma ei tea, 5 keeles menüü, eks ole, siis see ongi täitsa okei, et seal võib ka see venekeelne olla, eks. Et on kohti, kus ongi täiesti õigustatud, eks. Aga on kohti, kus see on täiesti ebavajalik. Et tegelikult on need asjad, millega me täna tegeleme, mida oleks võinud ära teha 35 aastat tagasi. Täiesti normaalne olnud ära teha lihtsalt. Aga kuna siis ei olnud jällegi, kellel ei olnud julgust ja kellel ei olnud tahtmist ja kellel ei olnud lihtsalt, kes ei mõelnud lihtsalt selle peale, siis nüüd me peame nendega tagantjärgi tegelema. Sama nagu need punamonumendid, eks, need oleks nüüd ammu maha võtta, eks. No nõus, eks see natukene ongi vaata eeskuju küsimus, et kui sa rääkisid ka, ütleme, Kohtla-Järvest koolis, et kui meil haridusminister läheb nii-öelda eestikeelsesse riigigümnaasiumisse, et ta mitte küll kogu kõne ei olnud vene keeles, aga ta ikkagi teatud osa pöördumisest tegi nagu vene keeles, et see näitab nagu natukene meie enda nagu suhtumist, et kui sa ise eeskuju ei anna, sul on nagu lastegagi, et kui sa käitud ebaadekvaatselt või ebaviisakalt, et siis loota, et lapsed hakkavad viisakalt käituma, et Jah, sellega mulle tuli meelde kunagine šokk
töötasin ennistuskojas Kanut ja me käisime Narva muuseumis mingisugusel ma ei tea, mingi konverentsil või mis iganes asjal, no see oli aasta 2002 äkki või midagi sellist. Ja siis tehti seal koosolekul lihtsalt ettepanek, et kuulge, aga kuna me, et eks siin suurem osa enam inimesi vist räägivad vene keelt, et äkki me jätkame seda koosolekut vene keeles. Ma olin nagu täiesti šokis. Aga ma saan aru, et mõnedes kohtades see ongi võib-olla täna veel endiselt normaalne. Kuule, aga meil see 3 tundi hakkab vaikselt läbi saama, et võib-olla mõned teemad veel, et parempoolsed on ju nii-öelda aastaid rääkinud seda, et riik võiks oluliselt õhem olla ja maksud võiksid nagu madalamad olla, et ka nii-öelda soodustada seda majandustegevust, et sa ise töötad ju nii-öelda autode valdkonnas, et mis automaksust saab? No me parempoolsetega oleme öelnud seda, et me vaatame selle ringi. Sest päris nagu tühistamine, ka minu isiklikul hinnangul ei ole päris õige, sest et sellise keskkonnamaksuna on ta tegelikult mõistlik. Eks? Et kui keegi nagu väga-väga ikkagi tahab keskkonna saastata mingisuguse väga suure mootoriga, mis väga palju kütust neelab, siis selle eest natukene maksu maksta on minu meelest okei. Aga see praegune automaks tehti see oli lihtsalt riigi ahnus, ma ütleks, et see eelarveaugu lappimise eesmärgil ta tehti ja sinna lihtsalt need summad pandi niivõrd suured, et see ei ole mitte kuidagi mõistlik, eks ole, et kui sa pead nagu 8-kohalisel pereautol või sellisel väikebussil maksma 4600 eurot oli vist see registreerimistasu, eks ju. See on uuel autol või kasutatud? See on uuel autol, aga see ei ole mingisugune luksusauto, see on lihtsalt tavaline buss, eks ole. Et siis see on nagu selline overkill, et ütleme, see registreerimistasu suurus peaks olema kindlasti mõistlikum, aga maksta aastamaksu mingisugune 100-150 eurot, ma arvan, et see on täiesti okei. Mis on nagu mure automüüjatel täna on see, et käib siuke pidev kemplemine ja pole seda kindlustunnet või sellist etteaimatavust, et inimesed ka nüüd ju tulevaste valimiste eel neile antakse mingite erakondade poolt signaale, et me kaotame automaksu kindlasti ära, eks ole. Ja nüüd, kui tal mõtleb, et kas ta hakkab autot ostma või hakka, eks ju, siis ta lükkab seda ostu jälle edasi, sellepärast, et äkki kaotatakse ära, eks ju. Ja see kogu aeg siuke, et äkki kaob, äkki ei kao, et see ongi nagu see kõige hullem asi ja siis on veel, kui ta nüüd peaks ära kaduma, siis kõik need vaesed inimesed, kes nüüd vahepeal selle auto ostsid, siis nemad lihtsalt maksid kehv lugu, aga maksite, et elage üle, et ega seda keegi tagasi maksa. Aga meil on ju nii palju häid poliitikaid, kas sa arvad, et nad ei ole valmis ka kompenseerima seda, et te pidite vahepeal mingi auto ostma või? Kindlasti kusagilt ka sellise mehe leiab. Et nende maksudega on, et me võiksin võib-olla pikalt lobiseda jääma, aga meil tegelikult aastaid on olnud see, et ühelt poolt, kui me hakkame mingit uut maksu kehtestama, siis ütleme, et see läheb nüüd konkreetselt sinna või see läheb tänna, tänane valitsus ju mingil hetkel nii-öelda kehtestati, pandi uus maksupakett lauale, öeldi, et see on nüüd see riigikaitsemaks, et meil tuleb maksta. Spetsialistid on välja arvutanud, et heal juhul 30% läheb riigikaitsesse, kõik ülejäänud läheb mingiteks muudeks kuludeks. Või omal ajal oli ju kütuseaktsiis, öeldi, et kütuseaktsiisi me korjame sihtotstarbeliselt, et läheks teede remonti. See oli vist äkki Taavi Rõivase ajal, siis selgus, et puudu on jälle kuskilt raha. Muudame selle jälle nii-öelda selliseks nagu vabaks, et ega see maksudega mängimine ükskõik mis suunas, et see ju ta ilmselgelt iga maks toob riigieelarvesse raha sisse, eks. Aga kahjuks jah, need lubadused, kuhu või mis eesmärgil see mingi maks kehtestatakse, need ununevad üsna kiiresti, kui tekib jällegi mõte kusagile midagi toredat kellelegi kinkida või teha, eks ju, et jah, täpselt nii oli, nagu sa ütlesid, et ei lähe see automaks sinna, kus lubati, et läheb ja see riigikaitseks ongi alati Tallinna linnavalitsuse linnaeelarvega samamoodi, eks ole, et ei laenu me võtame investeeringuteks. Ei aga kui sa teda muud raha nagu maha ei laristaks, eks ju, siis sul oleks ju investeeringuteks ka raha, eks ole, et ega siis see pott on ju sama lõpuks, eks ole. Et ma nüüd, tegelikult ju see laenurahaga kaetakse ikkagi seda üldist puudujääki, et see ei ole ju nii, et nüüd selleks võtame laenu, aga teine asi tuleb kuskilt mujalt potist, et et oleks siis näha, et kuhugi nagu investeeritakse, aga veel siin paar nädalat tagasi ju
endine rahandusminister Mart Võrklaevgi ütles, et riigieelarve on nii kehvas seisus, et ma ei tea, toetuseid, pensione me nii-öelda indekseerimist me kindlasti ei lõpeta, aga küll hakkame, ma ei tea, kultuuri ja muudelt olulistelt objektidelt nii-öelda investeeringuraha ära võtma, ja samal ajal meil riigi võlg kasvab, No investeeringute vähendamine on jah, see on juba Tallinnast juba toimunud, et see on selline väga selge samm ja mida Tallinna puhul nagu õppida, kui vaadata seda, mida Tallinna linnavalitsus täna teeb, siis ärge unustage, et nende 2 erakonna reitingu järgi on nad järgmiste valimiste võitjad, eks ole. Ehk et me hakkame kõike seda raha omadele jagamist, seda sükest populistlikku rahakülvi nägema ka riigis. Et mitte, et me seda täna juba ei näeks, aga et siin midagi paremaks selles osas ei paista minevat. Kuule, aga hakkame neid vaikselt otsi kokku tõmbama, et selle suve, enne kui me nüüd Riigikogu valimistele jõuame, et sul ka mingi eelistus on nii-öelda presidendi valimiste osas? Ma pean ütlema, et need nimed, mis siiamaani välja on öeldud, mul ei ole nende ühegi vastu mitte midagi, et ma loodan, et neid kandidaate tuleb juurde, et seda valikut on veel rohkem kui praegu on vist, praegu ametlikult on üldse 2 meest, eks ole, praegu on Helme ja ühtegi, eks. Et aga et neid kandidaate tuleks juurde ja Riigikogu saaks oma tööga hakkama. Jääb vaid loota seda, et enne kui Riigikogu valimised kätte jõuavad, et meil on üks hea president olemas. Ma loodan ka, et see saab ikkagi olema süuke asjalik ja tark inimene. Kuule, aga Indrek, aitäh, et sa nii-öelda tööajast leidsid natukene aega käia meil siin podcastis ja veidi poliitika juttu puhuda. Ma loodan, et sul tulevikus sulg on sama terav, et jätkad kirjutamas selliseid arvamuslugusid, kus tuleb ikka 500 kommentaari ja peale. Aga kuidas nüüd, lõpetuseks midagi selles mõttes positiivset, et ka ütleme need pensionärid, kes ka mulle on helistanud ja väga kriitilised olnud, et mida neile peaks ütlema? Tead, ma ütlema ka minule helistas üks pensionär ja algul natukene hakkas kriitiliselt peale, et kuule mees, mida sa seal Delfis kirjutasid. Ja kui ma siis selgitasin talle ära, sama nagu me siin saate alguses tegime, siis me lõpuks jõudsime tegelikult üsna selgele süksele ühisele arusaamisele, et see on tegelikult täitsa mõistlik plaan. Et ühesõnaga, ma arvan, et kui need meie seisukohti nagu piisavalt selgitada, siis inimesed tegelikult saavad väga hästi aru, et see, mis me räägime, on üsna mõistlik jutt. Ja ega polegi midagi, tuleb lihtsalt edasi selgitada. Paraku suur osa sellest mõistlikust jutlust on meil ajalehtedes ju nii-öelda maksumüüri taga ja pealkirja paneb tavaliselt toimetaja. Jah, see häda on. Peab rohkem ERR-i hakkama kirjutama. Kuule veel kord, Indrek, aitäh. Ma loodan, et sa saad suvel samamoodi puhata, et seenel käid muidu. Kuule, käisin 10 väikest kukeseent. Sa ei tee kohti? Ei, see oli tegelikult nädal või natuke rohkem tagasi, et siis veel polnud. Aga jah, ikka käin. Vot. Kuule, aga ma soovin sulle tõesti ilusat suve. Ma saan aru, et poliitsügis ja talv tulevad meil päris intensiivsed, puhka välja ja kui midagi põnevat on, siis oled meil siia podcasti jälle oodatud. Aitäh kutsumast, ilusat suve sulle. Ja aitäh kõigile podcasti kuulajatele, et nagu te näete, hapukurgi hooaeg ei kesta nii-öelda teemasid, mida Eesti ühiskonnas on arutada küll ja küll. Aga need, kes ei puhka, neile soovime loomulikult head tööindu ja ma loodan, et suurem osa Eesti inimesi saab tõesti puhata ja sügisele ja talvele nii-öelda selge peaga vastu minna. Et võtke päikest, käige ujumas, käige kalal, käige seenel ja vaadake ka meie järgmisi podcaste. Ja kui teile need podcastid meeldivad, pange kindlasti like, et see leviks ka teistele ja oleks veel rohkem vaatajaid ja edaspidi põnevaid külalisi. Aitäh kõigile ja ilusat suve!